Hiinas, nagu sa ju tead, on isegi keiser hiinlane ja kõik, kes teda ümbritsevad, on samuti hiinlased. See oli küll ammu, kuid seepärast ongi vaja jutustada seda lugu, kuni ta pole veel täiesti ununenud. Kogu maailmas poleks leidunud ilusamat lossi, kui oli Hiina keisri oma. See oli üleni kallihinnalisest portselanist, nii peenest ja haprast, et hirm oli seda puudutadagi. Loss asetses ilusas aias, kus kasvasid imekaunid lilled. Kõige ilusamate lillede külge olid seotud hõbekellukesed ja kui puhus tuuleke, siis kõikusid lilled ning kellukesed helisesid. See oli tehtud selleks, et keegi ei mööduks lilledest neile pilku heitmata. Nõnda targasti oli see välja mõeldud. Aed ulatus väga kaugele, nii kaugele, et isegi aednik ei teadnud, kus aed lõpeb. Otse aia tagant algas aga põlis mets. See mets ulatus Sinise mereni. Suured laevad ujusid vee kohale kummardunud okste alt läbi. Selles metsas, otse mere kaldal, elas ööbik. Ta laulis nii imekaunilt, et isegi vaene kalamees unustas oma nooda, kuulates tema laule. Kõigist maailma äärtest sõitsid reisijad keisri pealinna. Kõik nad imetasid toredat lossi ja kaunist aeda, kuid ööbiku laulu kuuldes ütlesid nad: see on kõige kaunim. Saabunud tagasi koju, jutustasid reisijad kõigest, mis olid näinud. Õpetlased kirjeldasid Hiina pealinna, keisri lossi ja aeda, ega unustanud kunagi mainimata ööbikut. Luuletajad lõid Hiina metsas Sinise mere ääres elava tiivulise lauliku auks imekauneid värsse. Raamatud levisid kogu maailmas ja nii ulatus üks paks raamat ka Hiina keisri enese kätte. Ta istus oma kuldsel troonil, luges ja noogutas pead. Talle meeldis väga lugeda sellest, kui kaunis oli tema pealinn, kui toredad ta loss ning aed. Kuid raamatu viimaselt leheküljelt luges keiser: Hiinas on palju imeväärset, aga parim on väike lind nimega ööbik, kes elab metsas keisri aia lähedal. Juba selleks, et tema laulu kuulda, soovitame kõigil sõita Hiinasse. Mis see siis on, ütles keiser. Ta tõusis troonilt ja lõi raamatu kinni. Kuidas? Minu riigis ja koguni mu isikliku lossi kõrval elab säärane imeväärne lind. Aga mina pole kordagi kuulnud, kuidas ta laulab. Ja mina pean temast võõraste raamatute kaudu teada saama. Ja ta käskis kutsuda oma peaministri. See minister pidas ennast nõnda tähtsaks, et kui mõni alam julges temaga rääkima hakata või temalt midagi küsida, siis vastas ta ainult pff, aga sel pole ju ometi mingit tähendust. Ma lugesin targast raamatust, et meil on olemas haruldane lind, keda kutsutakse ööbikuks, ütles keiser ministrile. Teda peetakse minu riigi esimeseks tähelepanuväärsuseks. Miks pole mulle sellest linnust kordagi teatatud? Teie kõrgus, vastas peaminister ja kummardas keisri ees. Ma pole temast kuulnudki. Teda pole kunagi õukonnale esitletud. Kogu maailm teab, mis mul on, kuid mina ise ei tea, ütles keiser. Ma tahan, et juba täna õhtul oleks lind siin ja laulaks mulle.
Ma otsin ta üles, teie kõrgus, ütles peaminister. Seda lubada oli kerge, kuid kust sa teda leiad? Ja peaminister jooksis mööda treppe üles ja alla, mööda saale ning koridore, kuid ükski õukondlane polnud ööbikust kuulnudki. Ja peaminister tuli tagasi keisri juurde ning teatas, et ööbikut Hiinas ei ole ega ole olnudki. Teie kõrgus suvatseb asjata kõike uskuda, mida raamatuis kirjutatakse. Need on puha väljamõeldised. Ära räägi rumalusi, ütles keiser. Ma tahan ööbikut kuulda. Ta peab olema lossis juba täna õhtul. Kui ta aga määratud ajal siin pole, siis käsin ma pärast õhtusööki sinu ja kõigi ministrite jalatallad keppidega kuumaks kütta. Cinque, ütles peaminister ja pistis jälle jooksma mööda treppe üles ja alla, mööda koridore ning saale. Ühes temaga jooksid kõik ministrid ja õukondlased. Keegi ei tahtnud keppi maitsta. Trepikodades põrkasid nad ninapidi kokku ja pärisid üksteiselt. Mis asi on see ööpikk? Kust leida ööpikut? Nii jooksid nad kogu lossi läbi ja sattusid lõpuks kööki. Köögis istus väike tütarlaps ja kuivatas taldrikuid. Peaminister küsis tütarlapselt, kas ta teab, kus elab ööbik. Ööbik, ütles tütarlaps. Muidugi tean. Ta laulab nii kaunilt meie metsas. Ma viin iga päev oma haigele emale seda, mis keiserlikku kööki on lõunast järele jäänud. Me elame otse mere ääres. Seal metsapadrikus on vana puu suure õõnsusega ja väga tihedate okstega. Ja kui ma sellest puust möödun, siis kuulen iga kord ööbiku laulu. Ta laulab nii õrnalt, et mul pisarad silma tulevad. Süda aga läheb nii rõõmsaks, nagu suudleks mind ema. Tütarlaps, ütles peaminister. Ma luban sul pealt vaadata, kuidas keiser sööb, kui sa meid ööbiku juurde viid. Ta on täna õhtuks lossi kutsutud. Ja nad läksid kõik metsa. Ees astus tütarlaps, tema taga minister ja õukondlased. Nad läksid ja läksid ning kuulsid äkki, kuidas lehm ammuma hakkas. Oo, ütlesid õukondlased. See vist ongi ööbik, kui tugev hääl tal on. See on lehm, kes ammub, ütles tütarlaps. Sellest puust, kus elab ööbik, oleme veel kaugel. Ja kõik läksid edasi. Siis hakkasid tiigis krooksuma konnad. Imekaunis, ütles lossi vaimulik. Viimaks ometi kuulen ma ööbikut. Ta laulab täpselt nii, nagu hõbekellukesed meie templis. Ei, need on konnad, ütles tütarlaps. Kuid nüüd, ma arvan, kuuleme varsti ka ööbikut ennast. Ja viimaks kostiski haljastes okstes imekaunis laul. See on ööbik, ütles tütarlaps. Kuulake. Ja siin ta ise ongi. Ning ta osutas sõrmega väikesele hallile linnule, kes istus oksal. Ütles peaminister. Ei oleks kuidagi arvanud, et see kuulus ööbik on nii viletsa välimusega. Kahtlemata kaotas ta oma värvid hirmu pärast, nähes nii palju tähtsaid isikuid. Ööbikuke, hüüdis tütarlaps valjusti. Meie keiser tahab su laulu kuulda. Väga rõõmustav,
vastas ööbik ja hakkas nõnda laulma, et otse ime. Ütles peaminister. Teie hääl kõlab niisama heledalt kui klaaskellukesed keisri paraadbaldahiini küljes. Teil on lossis kindlasti suur menu. Kas pean veelgi keisrile laulma? Küsis ööbik. Ta arvas, et keiser ise on siin. Kuulge, isand ööbik, ütles peaminister. Tema keiserlik kõrgus kutsub teid täna õhtul lossipeole. Ma ei kahtle, et te oma imekauni lauluga tema kõrgust kütkestate. Minu laule on palju parem kuulata haljas metsas, lausus ööbik. Kuid ma lendan meeleldi teiega kaasa, kui see keisrit rõõmustab. Aga lossis jooksid sellel ajal kõik ringi, paugutasid uksi ja askeldasid. Kõik valmistusid peoks. Portselantseintel ja klaaspõrandal peegeldusid 100 000 kuldlaternakesed. Koridoridesse olid asetatud ridamisi imekaunid lilled. Lillede külge kinnitatud kellukesed aga helisesid jooksmisest, askeldamisest ning tõmbetuulest nõnda, et inimeste hääli polnud kuulda. Ja siis saabus õhtu. Keset tohutu suurt saali istus troonil keiser. Keiserliku trooni juurde oli asetatud kuldvarb ja selle tipus istus ööbik. Kõik õukondlased olid kohal ja vaesel tütarlapsel köögist lubati seista ukse lävel. Tasuks selle eest, et ta leidis ööbiku, oli peaminister ülendanud ta tõeliseks õueköögitüdrukuks. Kõik olid ehitud siidi ja sametisse ega pööranud silmi väikeselt hallilt linnult. Ja siis noogutas keiser armulikult peaga. Ning ööbik hakkas laulma. Ta laulis nii õrnalt, nii imekaunilt, et pisarad valgusid keisri silmadesse ja veeresid mööda põski alla. Siis laksutas ööbik veel valjemini, veel õrnemalt. Kui ta lõpetas, ütles keiser, et annetab ööbikule kaelas kandmiseks oma kuldtuhvli, kuid ööbik tänas ja keeldus. Ma nägin pisaraid keisri silmis, ütles ööbik. Mis tasu peaksin ma veel soovima? Ja jälle kostis ta imekaunis hääl. Ah, see on hurmav, hüüdsid õuedaamid üksteise võidu. Ja sellest peale võtsid nad, kui neil oli vaja kellegagi rääkida, suu vett täis, nii et see neil kurgus vuliseks. Nad kujutlesid, et see vulin sarnaneb ööbiku trilleriga. Ööbik jäeti keisri lossi ja talle anti erituba. 2 korda päevas ja kord öösel lubati teda jalutama minna. Kuid tema juurde määrati 12 teenrit ja igaüks neist hoidis kinni ööbiku jala külge seotud siitpaelast. Pole midagi öelda, palju lõbu pakkus säärane jalutamine. Kogu linn rääkis imeväärsest linnust ja kui 2 tuttavat tänaval kohtusid, siis ütles üks öö ja teine lisas mispeale mõlemad õhkasid, mõistes teineteist kohe. 11 poodnikku andsid oma poegadele ööbiku auks nime, kuid ükski poistest ei suutnud laulda kõige lihtsamatki viisikest. Kord aga saadeti keisrile Jaapanist siidriidesse mässitud kastike. Kastikesele oli kirjutatud ööbik. See vist on uus raamat meie kuulsast linnust, ütles keiser.
Kast avati, kuid selles polnud raamat, vaid värvitud karbike. Ja karbis oli kunstlik ööbik. Ta sarnanes väga loomulikuga, kuid oli üleni briljantide, rubiinide ja safiiridega kaetud. Tarvitses lind üles keerata ja ta hakkas laulma üht neist viisidest, mida laulis tõeline ööbik, ning liigutama saba, mis helkis kullast ja hõbedast. Kaelas oli linnul paelake kirjaga. Jaapani keisri ööbik pole midagi Hiina keisri ööbikuga võrreldes. Kui veetlev, ütlesid kõik, ja sellele, kes oli kalli hinnalise linnu toonud, anti kohe õukonna ööbikute hankija aunimi. Laulgu nüüd see ja meie ehtne ööbik koos, otsustas keiser. Kuid sellest ei tulnud midagi välja. Loomulik ööbik laulis üha uusi ja uusi viise. Kunstlik aga kordas ikka ühte ja sama, nagu üles keeratud väntorel. Siis pandi kunstlik ööbik üksinda laulma. Tema laul meeldis õukondlastele nagu tõelise ööbiku omagi, kuid uus lind oli hoopis kaunim. Ta aina säras ja sätendas. 33 korda laulis ta ühte ning sama viisi ega väsinud. Õukondlased oleksid teda kuulanud meelsasti veelgi, kuid keiser ütles, et peab kuulama ka elavat ööbikut. Nüüd pöördusid kõik ja vaatasid kuldvarva poole, kuid ööbikut seal polnud. Kuhu oli ta ometi kadunud? Keegi polnud märganud, kuidas ööbik lahtisest aknast välja oma haljasse metsa lendas. Mis see siis ometi on, ütles keiser, ja kõik õukondlased hakkasid ööbikut kiruma ning nimetasid teda tänamatuks linnuks. Kuid parem lind jäi siiski meile, ütlesid õukondlased, ja kunstlik ööbik pidi 34. korda oma ainsat laulu laulma. Õukonna ööbikute hankija kiitis oma lindu ja kinnitas, et see on loomulikust palju parem. Suvatsege tähele panna, mu kõrge käskija ning teie, armulised isandad, rääkis ta, et kunagi ei või ju ette teada, mida elav ööbik just laulab, kuid kunstliku puhul on kõik enne selge. Teda võib koguni lahti võtta ja vaadata, kuidas ta on tehtud, kus asuvad ja kuidas töötavad kõik võllikesed, vindikesed ning vedrukesed. O jaa, me arvame seda sama, ütlesid õukondlased ja keiser käskis lindu järgmisel pühapäeval rahvale näidata. Kuulgu teda rahvaski, ütles keiser. Rahvas kuulas ja sattus säärasesse vaimustusse, nagu oleks joonud head teed. Hiinlased armastavad ju väga teed. Kõik hüüdsid ühel häälel. Oo! Tõstsid nimeti sõrme üles ja noogutasid pead. Kuid vaesed kalamehed, kes olid kuulnud tõelist ööbikut, ütlesid. Hääl pole tal ju paha ja laulab ka peaaegu nagu meie ööbikuke, kuid see ta siiski ei ole. Midagi puudub. Aga mis? Seda ei tea isegi. Keiser andis välja käsu. Selle käsuga kuulutati tõeline ööbik Hiina riigist pagendatuks. Kunstlik ööbik aga lamas siid padjal keiserliku voodi kõrval. Tema ümber olid talle annetatud väärt asjad. Ta kaelas aga rippus keiserlik kuldtuhvel. Kunstlikule linnule anti eriline aunimi.
keiserliku öölaua esimene laulik vasakult. Seepärast, et keiser pidas tähtsamaks just seda poolt, kus on süda. Ja süda on isegi Hiina keisril vasakul. Õpetlased kirjutasid kunstlikust ööbikust 25 raamatut, mis olid täis kõige keerukamaid ja arusaamatumaid hiinakeelseid sõnu. Kuid kõik õukondlased kinnitasid, et nad on need raamatud läbi lugenud ja kõigest, mis seal kirjutati, aru saanud. Muidu oleks neid ju lollpeadeks nimetatud ning nende jalataldu keppidega pekstud. Nii möödus terve aasta. Keiser, kogu õukond ja isegi kogu rahvas teadsid peast iga noodikest kunstliku ööbiku laulust. Seetõttu aga meeldis tema laul neile veelgi enam. Nad võisid nüüd ise linnule kaasa laulda. Uulitsapoisid laulsid tsi-tsi-tsi, kluk-kluk-kluk ja koguni keiser ise ümises vahel. Tsi-tsi-tsi, kluk-kluk-kluk. Kord õhtul laulis kunstlik lind keisri ees. See lebas voodis ja kuulas teda. Äkki hakkas linnu sees miski võrisema, kärisema, rattad jooksid ringi ja muusika jäi vait. Keiser hüppas üles ja saatis oma ihuarsti järele. Kuid mida võis see teha? Oskas ta ju arstida ainult elavaid inimesi. Siis kutsuti kellassepp. See avas linnu kõhu ja silmitses kaua mingeid rattakesi ja keerutas mingeid vindikesi. Siis ütles ta, et lind hakkab laulma, kuid teda tuleb kohelda väga ettevaatlikult. Rataste väikesed hambad on kulunud, aga uusi panna ei saa. Ja keiser avaldas uue käsu, milles öeldi, et keiserliku öölaua esimest laulikut vasakult võib üles keerata ainult kord aastas ja ka siis ainult lühikeseks ajaks. Möödus veel 5 aastat ja siis haigestus kord keiser. Kõik tohtrid ütlesid, et ta ilmtingimata sureb. Ministrid ja õukondlased kavatsesid juba uue keisri välja kuulutada. Aga rahvas tungles tänaval ning päris peaministrilt teateid vana keisri tervise kohta. Vastas peaminister ja vangutas pead. Kahvatuna ja külmana lamas keiser oma toredal voodil. Kõik õukondlased pidasid teda surnuks ja igaüks ruttas kummardama uut keisrit. Teenrid jooksid lossis edasi tagasi ja kogusid viimaseid uudiseid. Teenijannad aga veetsid aega teetassi juures lobisedes. Kõigisse saalidesse ja koridoridesse olid laotatud vaibad, et ei kostaks sammu müdinat ning lossis valitses surmavaikus. Kuid vana keiser polnud veel surnud, kuigi lamas täiesti liikumatult oma toredal asemel, kuldtuttidega samet baldahiini all. Aken oli avatud ja hele kuu vaatas keisrile ning kunstlikule ööbikule, kes lamas keisri voodi kõrval siidpadjal. Vaene keiser ei saanud hingata ja talle näis, nagu istuks keegi ta rinnal. Ta paotas silmi ja nägi, et ta rinnal istub surm. Tema pähe oli pandud keisri kroon, ühes käes hoidis ta tema kuldmõõka, teises käes aga keiserlikku lippu. Kuid ümberringi vahtisid kõigist sametise baldahiini voltidest mingid veidrad pead. Ühed vastikud ja õelad, teised
ilusad ning head. Kuid õelaid oli palju rohkem. Need olid keisri halvad ja head teod. Nad vaatlesid keisrit ning sosistasid midagi. Kas sa seda mäletad? Sosistas üks õelatest peadest. Aga seda mäletad, sosistas teine. Ja nad jutustasid keisrile nii palju tema kurjadest tegudest, et ta laubale tõusis külm higi. Ma olen selle unustanud, ütles keiser. Seda aga pole ma kunagi teadnudki. Ja ta hüüdis. Muusikat, lööge suurt Hiina trummi. Ma ei taha kuulda nende jutte. Kuid pead jätkasid kõnelemist ja surm kõigutas iga sõna juures hiinlase kombel pead. Muusikat, hüüdis keiser. Laula vähemalt sinagi, mu tore lind. Ma olen kinkinud sulle kulda ja väärt asju, riputanud su kaela kuldtuhvli. Laula ometi. Kuid lind vaikis. Polnud kedagi, kes oleks ta üles keeranud, aga ilma selleta ta laulda ei osanud. Ja surm aina vaatas oma suurte tühjade silmakoobastega keisrile näkku. Ent äkki kostis akna tagant imeilus laul. See oli elav ööbik. Ta oli kuulnud, et keiser on haige ja lennanud siia, et teda lohutada ning julgustada. Ta laulis ja viirastused kahvatusid järjest rohkem ja veri valgus üha elavamalt keisri südamesse. Isegi surm jäi ööbikut kuulama ja kordas tasa. Laula, laula veel, ööbik linnuke. Aga kas sa annad selle eest keisrile tagasi kallihinnalise mõõga ja lipu ning krooni, küsis ööbik. Ja surm andis keisrile ta aarded üksteise järel tagasi. Ööbik aga jätkas laulmist. Ta laulis vaiksest kalmistust, kus õitseb leedripuu, lõhnavad valged roosid ja värsket kalmude rohtu niisutavad elavate inimeste pisarad, kes leinavad oma kadunud omakseid. Nüüd tahtis surm nii kangesti minna tagasi kalmistule, et mässis enese valgesse külma uttu ja lendas aknast välja. Tänu sulle, armas linnuke, ütles keiser. Ma pagendasin sinu kord oma riigist, kuid nüüd ajasid sa oma lauluga mu voodi juurest minema jubedad viirastused, ajasid minema isegi surma. Millega peaksin sulle tasuma? Sa oled mulle juba igaveseks tasunud, ütles ööbik. Ma nägin pisaraid su silmis, kui esimest korda su ees laulsin. Seda ei unusta ma iialgi. Pisarad on kalleim tasu laulikule. Ning ta laulis jälle ja keiser suikus sügavasse tervendavasse unne. Kui ta ärkas, paistis päike juba aknast sisse. Ükski ministritest ja õukondlastest ei tulnud oma keisri juurde. Kõik arvasid, et ta on surnud. Üksnes ööbik istus akna juures ja laulis. Jää alatiseks minu juurde, ütles keiser. Sina laulad, millal tahad ja kunstliku linnu löön ma puruks. Seda pole tarvis, ütles ööbik. Ta teenis sind, kuidas suutis. Jäta ta enda juurde. Mina ei saa lossis elada. Ma lendan su juurde, kui ise tahan. Ja laulan sulle õnnelikest ja õnnetutest, heast ja kurjast, kõigest,
mis toimub su ümber ja millest sa ei tea. Väike ööbik lendab kõikjale. Lendab ka vaese kaluri ja talumehe katuse alla, kes elavad kaugel lossist. Ma lendan ja laulan sulle, kuid tõota mulle kõike, mida soovid, hüüdis keiser ja tõusis voodist. Ta oli jõudnud juba oma keiserlikku rüü selga ajada ja surus rasket kuldmõõkas südame vastu. Tõota mulle, et sa mitte kellelegi ei räägi, et sul on väike lind, kes sulle kõigest jutustab. Nii läheb asi veelgi paremini. Ja ööbik lendas minema. Nüüd astusid sisse õukondlased, et heita pilku surnud keisrile, kuid tardusid lävele. Nende ees seisis keiser, elus ja terve, ning ta ütles neile: tere hommikust!